Nii, tere siis jälle minu poolt ja ma sain ühe nii-öelda tellimustöö. Üks minu klient, ma tänan teid kõiki, kes te mu loete, mu kliendid, kes te olete tellinud minult juba eraladumisi. Ma luban, kullakesed, ma kohe varsti likvideerin selle järjekorra ära, sest see, mis siin nagu selle 2 nädalaga ja mis pärast seda on toimunud, see on väga äge tegelikult. Ja kuna mul tegelikult ikkagi ju põhitöökoht on ju minu raamatupidamise firma ja minu raamatupidamine, siis sinna läheb praegu paraku rohkem tähelepanu. Nii, aga hakkame pihta, mis me siin pikalt ikka räägime ühesõnaga. Ja tegu on siis üldise kollektiivse ladumisega, mis ei pruugi teiega resoneeruda, teiega kokku minna. Ja kui te soovite eraladumist ainult personaalselt teile, teie energiatega lugemist, siis minu meiliaadress on siin all. Ja hästi paljud on mulle ka öelnud, et miks ma nagu ei ütle oma nime siin. Okei. Mu nimi on Auli, tere tulemast minu kanalile. Nii, ja hakkame siis pihta selle nii-öelda tellimustööga. Lihtsalt sooviti üldist ladumist sellel teemal, kui selles suhtes on hetkel vaikus. Vaikus on kahtlemata kõikides suhetes, kui see on toimiv suhe, kui see on veel väga varases alguses, kus ei ole veel võib-olla päris suhteks arenenud. Ja kui siis tuleb järsku mingil hetkel vaikus, see on tegelikult vajalik. Ja seda vaikust ei peaks kartma, sest vaikused tulevad siis, kui nad peavad tulema. Nii nagu kõik asjad meie elus peavad tulema. Ettemääratust ma tegelikult usun, kuigi mul on olnud alati selline nagu mõte või põhimõte, et 2 asja meie ise siin elus ei saa määrata: meie sündi ja meie surma. Et need on määratud. Ja ka see, mis sinna vahele jääb, saame küll ikka natukene muuta, kui me ikka väga tahame. Et see on muudetav, aga need 2 daatumit, mis pannakse ju tegelikult ka siis teatud kivide peale, siis neid daatumeid me nagu muuta ei saa. Nii, ja vaatame siis seda vaikust ühesõnaga. Ja vaatame siis kohe seisukohalt, kui mind vaatavad mehed, ma tänan teid. Teid ei ole üldse palju, aga ma tänan teid. Siis pöörake see asi lihtsalt teistpidi. Oskate küll seda väga hästi teha. Miks pärast selles suhtes on praegu hetkel vaikus? Siin on ilmselgelt mingi väga suur transformatsioon. Sina naine tahad sellest suhtest ära jalutada taas. Kaarik, väga palju suurt arkaani. Jälle suur arkaan, 4 kaardist 3 on suur arkaan. Kes siis nagu võib-olla nii eriti palju ei tea nendest kaartidest, siis tarokaardid koosnevad siis suurest ja väiksest arkaanist. Väike arkaan, nagu siin siis praegu see karikate 8, on siis, need tähistavad nagu rohkem ennustustes nagu meie igapäevaseid asju, meie igapäevaseid mõtteid. Aga suur arkaan, mida on siis siin surm, kaarik ja puudu, siis need on nagu minu seletuste järgi on need nagu need, mis on meile nagu võib-olla isegi määratud ja mis on nagu pikemaajalise toimega. Ja tegelikult ladumistes mina pööran väga suurt tähelepanu, kui on siis suurele arkaanile. Võtame ühe kaardi veel. Nii, ja see tuleb siis müntide 10, täispank. Kui me küsisime seda küsimust, et miks selles suhtes on vaikus, siis see suhe praegu on viidud väga suurde transformatsiooni ja nii nagu ma juba eelnevalt ka mainisin, siis seda on lihtsalt vaja.
kui on vaikus, siis on seda vaikust vaja. Ma tean väga hästi ka enda kogemustest, et see kõige suurem ja kõige valusam ongi just see vaikus. Et kui ta ütleks ühe ainsamagi sõna või kui ta saadaks mingi ühe emootikonigi või mida iganes, et siis oleks ka kergem seda, ükskõik milline see on, see emootikon või noh, mis iganes, või üks sõna või midagi, et siis oleks ka kergem. Aga naine, sa tekitad siin nagu mingeid probleeme, sa oled tegelikult selle suhte poole seljaga. Ja sa ootad nagu mingit liikumist. Sa oled sinna kaariku peale läinud, sa ei istu kaarikus, sa oled võtnud vastu tegelikult kõik riskid, kõik selle musta ja valge, mis selles suhtes nagu on. Tundub, et taas, et siin ei ole tegu pikaajalise suhtega, et päris tutvumis algus nagu, aga suhe on olemas ühesõnaga ja siin on olnud ka midagi muud kui ainult võib-olla suhtlemine. Ja sellel suhtel on tegelikult perspektiivi. Teate, kui ma panen neid kaardilodumisi ja kui ma teen, te ju näete, mis kaardid siit tulevad, eks ole, ja kes neid vaatavad, siis mul on vahest ausalt öeldes nagu natukene imelik, et miks minul tulevad just nagu need nagu hästi head kaardid. Siin praegu olete te mõlemad see poodu, nii sinu partner kui ka sina. Ja siin on väga palju küsimärke, hästi palju küsimärke ja siin on võib-olla isegi ka mingi vahemaaga tegu, sellepärast et siin ikkagi te vaatate nagu igatsusega sinna kaugusesse ja te nagu peale loojuva päikese seal tegelikult praegu hetkel ei näe, kuigi käib väga suur transformatsioon. Ja te mõlemad tegelikult olete kord pea alaspidi ja kord siis pea seal ülespidi ja noormees on siin nagu tundub olema teistist natukene noorem, aga ei pruugi ka olla. Osadele vaatajatel on kindlasti siin tegu nagu sellise suhtega, kus naine on vanemas rollis, mees on nooremas, aga see ei pruugi olla nii kohutav, siin ei ole mingit 20 ega 30 aastat vahet, vaid natukene vähem. Ja perspektiivi selle jaoks ongi see müntide 10, mis on üldse kõige parem. See on perekonnakaart, see on väga hea materiaalse seisukaart ja tundub, et seda te tegelikult praegu mõlemad ikkagi tahate. Aga vaikus on ilmselgelt sellepärast, et te mõlemad kahtlete ja sellepärast, et see on transformatsioonis ja see peab olema. Olge rahulikud, see möödub ja see on vajalik praegu. Nii, vaatame nüüd teiste tarokaartidega natukene edasi, et vaatame, et mida nagu see partner, nagu siis see meespool, nagu kuidas ta talub nagu seda vaikust või kuidas nagu tema mõtted selle vaikusega on. Ta tahab uusi algusi ja ta on nõus riskima kõigega. Tundub ikka jah natukene noorem olemat see partner, meespool. Väga aeglaselt üles ehitada, ta tahab seda, sest ta ei taha eksida, ta tahab, et kõik oleks hästi korras. Materiaalsust on siin selles temapoolses osas nagu natukene rohkem ja te olete muidugi täht alla ja nii, et täht, kes näitab teed ja te olete mingisugused tahud temale nagu nähtavaks toonud. Ilmselt te olete trigerdanud mõlemad üksteisele. Mõelge nüüd väga hästi nagu järgi, miks pärast see inimene nagu tuli teie ellu ja mida ta teile näitab. See on täiesti teie trigerduseks on tulnud see inimene ikka väga suures osas. Ja ta on nõus tegelikult selle aeglase kasvuga ja ta on nagu, siin oli ka poodu, eks ole, ühesõnaga, ja ta on nõus tegelikult natukene mängima lolli võib-olla, et siin iseennast lolliks tegema ja avama nagu tänu teile selle oma tõelise poole. See tundub, et väga, väga muretu tegelikult, aga ta ei väljenda seda
muretust. Ta on loonud nagu mingisuguse kuvandi endast, mis on väljapoole. Aga ta tegelikult ei ole see. Et ta praegu nagu tundub, et materiaalsusele pühendub ja sellele kuvandile. Ja õpipoiss, materiaalsust on siin. Materiaalsust on selles inimeses hästi palju. Ja aga siin on mingid sõbrad ja siin on tuttavad ja selline, et ei ole üldse tegelikult ühesõnaga, kuigi ta praegu on nagu jah, väga, ta on kurb tegelikult ja ta mõtleb ikka sellele tähele ja ma ütlen veel kord, hästi palju on suurt arkaani. Väga palju on suurt arkaani ja selles suhtes on tegelikult perspektiivi. Vaatame, mida teie nagu siis nagu arvate sellest vaikusest ja või kuidas on üldse nagu teie naispoole siis suhtumine. Mehed, vaatate mul siin siis pöörake ringi, eks ole. Pöörake, oskate küll, väga hästi oskate. Nii, naine, mida sina siis ühesõnaga sellest vaikusest arvad ja kuidas sina ennast tunned selles vaikuses? Näete jälle mündid. Kas teil on mingi materiaalne segavus siin või ühesõnaga midagi on, aga samas andmine ja vastuvõtmine on praegu hetkel naine sinu poolt tasakaalus. Sa ei anna rohkem, kui sa suudad ise anda. Ja samamoodi tegelikult ka selle meesterahva poolt. Ja päike, tavaliselt öeldakse, et kui päike tuleb välja, siis tuleb kaardiladumine ära lõpetada. Sa suhtud väga optimistlikult sellesse kõigesse, ka isegi sellesse transformatsiooni, kuigi vahest sa lähed, eks ole, sinna mõõkade kahe ja üldse mõõkade sellisesse energiasse. Ja, aga silmad on natukene kinni praegu, aga sa nagu ei taha seda vaikust, sest vaikus on sinu jaoks valus. Ja oled kaitsepositsioonil. Mingi materiaalne segavus mul praegu lööb väga palju sisse siin see, et sa oled vist natukene haiget saanud. Mitte haiget, vaid midagi häirivat on siin selles ühesõnaga, selles asjas nagu praegu sinu jaoks ja sa tunned, et sa oled nagu sellises positsioonis, et tegelikult ka isegi siis, kui midagi ei ole vaja kaitsta, siis sa kaitsed. Mine tea, võib-olla vahest on selline kaitsepositsioonil olemine ka. On nii. Vaatame peaingli tarokaarte. Mida see mees võib-olla tahaks sulle praegu öelda, sest kuna praegu on vaikus, eks ole, aga siis selles suhtes, selles olemises, aga ole rahulik, see peab lihtsalt nii olema, sest esimene kaart oli surmakaart ja see on väga, loomulikult tähendab absoluutselt mitte mingisugust surma. Ja see on väga suures transformatsioonis on see. Oled sina transformatsioonis, selles suhtes on see meesterahvas ja nii, vaatame, mida siis nüüd ühesõnaga peaingli tarokaardid tahavad nagu, mida see mees tahab nagu läbi nende sulle öelda. Mingid illusioonid on siin. Temal on võib-olla olnud nagu liiga palju, see on karikate 7 ja 7 tähistavad alati nagu ikkagi mingit ülemõtlemist, mingid illusioone, mis me oleme seadnud võib-olla suhte alguses ja mis suhte arenedes nagu võib-olla nende eesmärkideni ei vii. Aeg teha otsus, leia selgus selles, mida soovid ja tegutse, vajadus puhastuda. Millegi pärast ütleb ta sulle edasi, et aeg on teha otsus, leia selgus selles, mida sina soovid ja tegutse. Gabrieli 6. Palju õnne, oled teinud suurepärast tööd, aeg liikuda järgmise projekti juurde, auhinnad, stipendiumid või edutamised. Mündid, näete jälle mündid, ühesõnaga, ja see on jah, siin on mingi, ma ei tea, ma kardan, et siin on mingisugune, mulle tundub, et siin on mingi materiaalsuse probleem praegu väga, et sellepärast on ka vaikus nagu. Kas te olete nagu erinevatel positsioonidel raha suhtes, et tundub, et siin on naine nagu tunduvalt üle, et mees on nagu kuskil allpool nagu selle materiaalsusega ja kas nüüd seda noormeest või seda meesterahvast häirib see
või häirib see antud hetkel praegu teid. Taipamine. Rõõm läbi vaimse kasvamise, valgusta teisi, vastused, mis tulevad meditatsiooni käigus. Te mõlemad ootate vastuseid ja need vastused tulevad ja mingi väga suur taipamine tuleb selles suhtes, et kas nüüd ühesõnaga ta tahab nagu öelda seda, et no see tuleb mul praegu taju pealt, et kuigi siin on nagu probleem, siis tegelikult ta saab aru, mis tegelikult see suhe on talle ja ta jõuab nagu võib-olla isegi arusaamisele sellest, et mida ta on nagu siin seoses selle materiaalsusega võib-olla. Ma ei tahaks öelda, et kas valesti teinud, aga materiaalsus on siin väga suur sõnaga selline, ma ei taha öelda ka seda, et see on takistus, aga noh, ühesõnaga praegu tundub, et teil tänu sellele materiaalsusele on nagu mingid takistused siin. Erinevad positsioonid mulle tundub ja selle najal vist on teil natukene olnud siin mingeid ütlemisi või mingeid tülisi. Nii, aga selle kallal praegu universum töötab transformatsioon ühesõnaga niimoodi ja siis paneb need asjad paika, sellepärast et see ongi ikkagi niimoodi, kui me ise nagu mingeid otsuseid ei tee, siis tehakse seda meie eest ja lihtsalt ja praegu on selline seis üldse tegelikult, et hästi paljud asjad nagu lüüakse segamini, lüüakse lahku, see peab lihtsalt niimoodi olema, sest mingi meeletu puhastus praegu toimub. Igas elusvaldkonnas, mitte ainult suhetes, armastuses, rahas, töös, perekonnas, kõik. Vaatame siis veel natukene, mida siis, vaatame, kas see, millal siis nagu see vaikus võiks lõppeda sinu ja tema vahel. Hakkab lõppema, sest tuli sauad 9. 9 on ju 1 enne 10. Mis saab enam parimat olla, karikate 2. Ma ei pane rohkem enam edasi, sellepärast, et siin on, mul ei jää lihtsalt mitte midagi muud üle praegu, kui ma ei tea, miks pärast mul tulevad ainult head kaardid, ma lihtsalt ei tea. Ma ei ole ennast kuskilt välja lõiganud, sellepärast, et see on nagu ikkagi nagu kollektiivne ja ma alati hakkan tegema seda kui kollektiivile ja ma ei elimineeri siin ära mingisugust halba. Ma panen kaarte nii, nagu need tulevad. See vaikus lõppeb ja siis tuleb, ma ei tea, see on hingesugulus, see on, teate, ärge muretsega, sellepärast, et see ei ole üldse asi, mille pärast muretseda praegu ja see on, see lõppeb lihtsalt hästi. Aga jah, mingisuguse materiaalsuse, nagu sa peaksid siin võib-olla alla nagu natukene suruma. Vaatame, mida kõrgemad jõud tahavad nagu sellele probleemile ja sellele asjale nagu öelda. Kõigepealt sellele meesterahvale, mida siis kõrgemad jõud lõpetuseks tahavad öelda. Õiglus. Näete, see noormees istub ikka siin, vist on natukene noorem ja istub siin ja oma valikud ja omad need ja ega ta ei ole ka üldse praegu õnnetu. Või tähendab, ühesõnaga on õnnetu praegu selle vaikuse suhtes või ühesõnaga niimoodi, et nii. Sihid, eesmärgid väga palju selles suhtes on kirge. Tegelikult te teate mõlemad. Tuleb mingi reis, ikka mingi vahemaa on siin. See naine teab tegelikult väga kindlalt, mida sa tahad ja sa väga toetad tegelikult kõigele vaatamata seda meesterahvast ja ma arvan, et õige varsti ühesõnaga tuleb ka see kas see nüüd kokkusaamine on nüüd lõplik, aga asjad hakkavad väga kiiresti nagu muutuma ja toimub mingi siis selline ja südamevalu ja see jääb kõik minevikku. See kaart ei tähista mitte kunagi, alati just seda, et süda on murtud ja et siit on need nooled läbi, ühesõnaga, kuna siin eespool oli ka 9 armastajad, eks ole, või karikate 2, hingesugulus, mingi teekond, reis,
ja lõpetab ära ühesõnaga selle südamevalu ja rohkem enam mitte midagi ei ole. See oli ajatu video, issand, mida ma jälle puterdan siin, see oli ajatu video, ükskõik millal te seda siis vaatama satute, siis on see teie kohta, kui te sattusite seda vaatama, ükskõik mis ajal, täna, praegu, homme, ülehomme, siis on siit midagi teile. Ja kui te soovite isiklikku personaalset lugemist, siis kirjutage mulle auli.maagiline@gmail.com ja minu meiliaadress on ka siin all. Ma luban veel kord, ma likvideerin selle järjekorra ära ja ma annan endast parima. Kohe kõike ei jõua korraga, aga ma teen seda. Ja soovin teile ilusat sooja kevadet. Praegu, täna, eile oli väga ilus, täna on ka vähemalt minul siin, kus ma elan ja olen. Ja kõik läheb hästi. Väga suur transformatsioon. Kannatage palun see transformatsioon ära, sest see on vajalik kõige jaoks ja noh, super. Teie mured, teie südamevalu saab läbi mingi taipamise lõpetatud teekond ja armastus on. Tunneb. Ärge muretsege selle pärast üldse. Väga tunneb, väga tahab teie kätt hoida ja kõik ongi nii, nagu on. Tšauki!